kui mees sind ei vali, siis võimalik, et sa ei ole ise ennast valinud. Et mina näiteks ei saanud sellest kohe aru. Mul on olnud sellised suhted, kus mina ei valinud meest. Mees valis mind, aga mina mitte. Mul oli see nii-öelda mugavussuhe ja mehel oli minu kõrval raske. Aga siis ühel hetkel kõik muutus ja mina astusin tema kohale, kus mitu viimast katset suhteks olid hoopis teistsugused. Mina ootasin, et mind valitakse, tahtsin, et mind kinnitatakse. Hakkasin armastust välja teenima, püüdsin olla mugav, vajalik, eriline. Mõnikord hakkasin isegi survestama, et ma tundsin, kuidas ma muutun ärevaks ja survestan. Et mehed tundsid seda ära, kuidas ma hakkasin survestama, sest see on tunnetuslikul tasandil. Et mitte keegi ei taha survet. Ehk siis, kui naine kardab, et teda ei valita, siis ta muutub pingeliseks ja pinged alati loetakse kontrollina nagu välja. Siis mees eemaldub. Aga tõde on tegelikult sügavamal. Et sel ajal, kui ma püüdsin mehelt valikut välja saada, et ta valiks mind, ei valinud ma iseennast. Tegutsesin hirmust üksinduse ees, tundest, et ma ei ole piisav. Armastuse väljateenimine tähendabki juba seda, et ma pean ennast algselt ebaväärilises, mitte väärtuslikuks ja ebapiisavaks. Mees ei vali naist, kes ise kahtleb oma väärtuses. Et minu seanssidel, kui minu juurde tulevad naised, siis me ei hakka analüüsima mehi. Me vaatame seda sisemist punkti, kus naine lõpetas iseenda valimise. Ja kui mina hakkan lõpuks iseennast valima, siis mu elus muutub absoluutselt kõik ja tulevad ka teistsugused mehed.